Kas pööripäeval mölde leiab skalli ning kas tõde on kusagil olemas? Vandenõuanalüütikude suvepäevad 20. juuni Tartu kaasa raamustuju ja palju häid mõtteid. Üritame kogu perega tasuta. Head isemõtlevad Eestimaa inimesed, 20-22 juuni Vahemetsa talu Sellenurme külas Tartumaal, vandenõuanalüütikute suvepäeval. Sündmus algus kell 3 päeval, võtame kaasa rõõmsa tuju, palju häid mõtteid, sündmus kogu perele tasuta. Tere taas, head saate kuulajad! Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudijana konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 10 võeti hästi vastu ja samuti laekus palju küsimusi. Nii et jätkame tehnokraatlike uudistega nii maailmast kui Eestist ja proovime koos ka vastuseid leida. Esimesed küsimused oleks siis, kuhu tuuliku jäätmed panna? Saksa ettevõte viis ebaseaduslikult mürgiseid jäätmeid Tšehhi Vabariiki. Teine küsimus oleks, kas Eestimaa tuulikute ehitajad võtavad eeskuju sakslastelt? Palun, Andres. Tervist ja mõistust, tarkust Eesti rahvale. Küsimused on väga head ja olulised. Kui me vaatasite eelmist saadet, siis teadsite, kust kohast tulid punapööre, rohepööre, ikka Saksamaa ja praegult ongi meil see suur riik Saksamaa. Tema peab selle mõistuse kiiresti pähe võtma. Sest vaadake siin, nagu pealkirjas oli ka juttu, et esimene 5 tuuliku jäätmed, mürgised jäätmed viidi Tšehhi Vabariiki. Kas siis tõesti, kui meil siin neid tuulikuid nii palju on, viime Lätti? Mõelge ise. Rail Balticuga on meil tegemist, praegult hakkame, nagu kuulsin uudiseid siin mõni aega tagasi, et Eesti võib ka Läti Rail Balticu valmis ehitada, mitte mehed, vaid Eesti ehitab nad valmis. Ma saan aru, et muidu on tee-ehitajad ja raudtee ehitajad ja tehnokraadid ja sellised, aga Eesti ehitajad. Aga see on vahepeal ära. Läheme siis jälle slaidide juurde, siin on pikemalt ja tahan ka seda, üks kommentaator ütles ka, oli, et mingi 34 minutit oli meil üks saade, et kas ei saaks pikemalt. Me proovime seda pikemalt teha, see tuleb nüüd ka pikem saade ja eelmine oli ka pikem saade, need kommentaatorid kirjutage juurde, millised soovid on, et mõni inimene tahab ikka harida ennast, mulle on nii head meelt teeb, sest meie ainukene relv ongi see mõistus ja tarkus. Nii, küsimus oli, näete, kuhu tuuliku jäätmed panna. Võtame jälle sealt uudistest ära, näete, aeg on edasi läinud meil siin. Aga nagu ma alati olen toonitanud, aeg on konstantne, olgu ta 100 aastat tagasi, 10 aastat tagasi, 30 on selline huvitava numbrid alati ja 6 on numbrid ära, et kui sõjas kusagil surma saab midagi, siis ikka 6 miljonit ja nii edasi, või 3 miljonit ja nii edasi. Aga nüüd lähme teema juurde, näete, mis siis nüüd juhtus seal tuulikuga. Energiapöörde puhul on tegemist suurepärase näitega, sest tuuleturbiinidel, mida ehitatakse üle rohelise Saksamaa, vaadake, kui ilusti ütleb Saksa ajakirjanik ise enda Saksamaa kohta, et ta on juba täitsa roheline. Meie veel nii palju vist ei ole, aga hea oleks, kui me ei jõuaks. Ja mida tuleb regulaarselt parandada ja välja vahetada, on tõsine probleem. Mõned komponentid on vaevalt või üldse mitte taaskasutatavad. Üks Saksa ettevõtte leidis loomingulise, näete, jutuvärkides lahenduse ja viis selle ja muud tööstusjäätmed Tšehhi külla. Otse külakiriku kõrvale. Vaadakugi, kiriku kõrvale saab panna. Meil on ka ju siin aeg-ajalt ju kirikutega tegemine jäätmed ja võib-olla siis see praegult on seal Toompeal on üks kirik. Sinna kiriku kõrvale võib-olla jäätmed tuua ja kõik see rohepöörde möll. Ma ei tea, saab ju eeskuju võtta.
See on nüüd põhjustanud suure skandaali, mille tagajärgi peab kandma Saksa maksumaksja. Jäätmeskandaal on meedias juba mitu nädalat pealkirjul teinud. Olete te kuulnud? Ma arvan, et ega suurt ei ole. Kuigi need aprill on möödas ja mitu nädalat on pealkirjad olnud. Uurimise keskmes on ülem Paltsi Väidenis asuv ettevõte, mis oma kvaliteedimärgise järgi on sertifitseeritud jäätmekäitlusettevõte. Näete, aruanne jälle saate sealt võtta. Aruande kohaselt olevat valeandmete alusel Tšehhi Vabariiki toonud tonne tööstusjäätmed, sealhulgas vanade tuuleturbiinide purustatud labasid, autovaruosi, liitiumakusid ja muid lennukikomponente. Prügi maandus Jiržõukovi vallas Tehnakovi rajoonis teadete kohaselt otse külakiriku kõrvale. Aedade ja metsade looduskaitseala vahetus läheduses sellise avatud ladustamisega seotud keskkonnariskid on tohutud ja kuna tuul võib kiude ja saasteaineid kogu piirkonnas levitada, saastades lisaks põhjaveele ka põlde ja seega ka toitu, lisaks on olemas tuleoht näiteks akude tõttu. Näete, kui ilusti siin räägib lahti. Kodanikud ja kohalikud poliitikud reageerisid õudusega. Väidetavalt suutis linnapea ise peatada järjekordse autoga toimetatud kaubapea. Näete, Saksamaal või Tšehhis on ikka linnapead hakkavad ikka linna eest hoolitsevad, kas meil on, kui meil pannakse tuule või päikesepatareid maha ja rahvas tuleb kuhugile saali või halli, kas siis kohalik omavalitsus ja linnapea või on poolt, et hakkab ise peatama. No rääkige, mina nagu ei mäleta, ei ole kuulnud. Ja näete, puutus kinni kaubapea, ta võttis kohe ühendust võimudega, meil ka politsei peaks olema või linnapea või kohalik volikogu esimees või see võtab siis võimudega. Kokku räägitakse Tehnakovis enam kui 150 tonni ohtlikuid jäätmeid. Vaadake, päris hulk. Ja veel 320 tonni Brno lähedal asuvas tööstuspargis. Liike kokku. Kui peast ei tule välja, siis võtte kalkulaator, saate päris suure numbri. Tšehhi võimud võtavad ühendust Baieri võimudega ja jaanuaris 2025 nõudis Tšehhi Vabariik jäätmete tagastamist nende päritolu kohta, mille peale ülem Paltsi vastutav valitsus kohustas vastutavad ettevõtted seda tegema, kuid ettevõtte esitas märtsis mugavalt pankrotiavaldus. Näete, enam seda firmat ei ole. Ja vaadake, kui hakata vaatama, siin räägitakse, et see Eesti Vabariik ja kõik on ka nagu äriettevõtte ja üle ei jõua nagu tagasi maksta, kas või siis korraks pankroti kuulutada välja ja uuesti tulla areenile või kuidas see on. Näed, ettevõtet ei ole, aga rämps ja kraam on maas ja need sakslased maksavad selle eest, ütleme nii. Ja teine, läheme siis edasi, meil oli siin teine küsimus ka. Nii, Saksamaa kohta, näete, oli küsimus, kas Eestimaa tuulikute ehitajad võtavad ka eeskuju sakslastel, näete, siin on pealkiri olemas, metsad annavad teed tuuleturbiinidele ja seda Lõuna-Saksamaal, mis ei sobi tuuleenergia jaoks. Vaadake huvitav, nad on nii hoolega rohepöördes, nii nagu siin nõukaajal oli punapööre, et ei saadud aru ja kui need ikka kolkoosis oli vaja seeme maha panna, siis liiga vara panti ja sellisesse kohtasse, kus muda ja kõik värgis olid ja näete, kirjutab siin Ravensburgi ringkorras Attdorfi metsas raiutakse maha vähemalt 16 hektarit metsa, et teha ruumi kuni 30 tuulikule ja seda hoolimata asjaolust, et see piirkond on sellest otstarbeks vaid mõõdukalt sobiv ning tuuleenergia tootmine seal ilma toetuseta üldse kasumlik pole. Näete, ükskõik panime püsti raha tasku ja jooksu.
nagu ajaleht Schwäbis teatab, plaanivad Ulmi ja Neo-Ulmi munitsipaaliettevõtted SMU ja nende partnerid vaatamata tohutule kohalikule vastuseisule ehitada 29. aastaks Lõuna-Ülem-Svaabimaa Atraafi metsa kuni 30 tuuleelektrijaama. Kokku tuleb maha võtta enam kui 16 hektarit puid. Ja seda hoolimata asjaolust, et Baden-Württembergi tuuleatlase andmetel, näete, nad ei vaata atlast ka. Kohaselt pole kogu piirkond selliste projektide jaoks kaugelt ideaalne. Näete, ei loe, et kliima ja kusagilt maha lugeda, lugemisoskus on kadunud, raha lugemisoskus ei ole kadunud, meil ka ei ole ju, leiame selle kusagil koristaja Toompeal kõnnib ja leidis kilekoti või jälle raha ja pannakse jälle riigieelarvesse. Ja näete, Lõuna-Saksamaal, et selles piirkonnas on keskmine tuule kiirus vahemikus 5 kuni 6,2 meetrit sekundis. Põhjamere rannikul võib see ulatada kuni 8,5 meetrit sekundis. Ja näete, täiskoormuse tundide arvu pooles aastas on see piirkond oluliselt madalam kui põhjaosas. 3000 kuni 4200 tundi, ulatades 1600 kuni 2200 tunnini. Näete, seisab tuult ei ole ja 30 tuule elektrijaama seisavad üleval. Nii, kaasaegne tuuleturbiin nimivõimsusega 5 megavatti toodab lõunas heade tingimuste kohasel aastas, näete, 10 000 megavatt-tundi. Siin on välja ka võetud, kui on viiesed need ära. Samas kui põhjas toodavad need 2 korda rohkem. Näete, palun 20 000. Ja tähendab, et tuuleenergia tootmine lõunas on olulisem, kallim kui põhjas. Ja lõppkokkuvõttes maksavad nende kliimajamade, mitte jamade eest võtame hindaga. Kohalik loodus ja piirkondlik elanikkond. Nende arengute all kannatavad bioloogiline mitmekesisus, linnustik ja elektritarbija. Ja kõik see roheglobalistliku nõnda nimetatud kliimaneutraalsuse utoopia nimel. Samal ajal, kui elanikkonna vastupanu kasvab, langetavad poliitikud otsuseid kodanike pea kohal ja muudavad nende elu üha kallimaks. Muide, piirkonna kõige mõjutatavad piirkondade volikogudes on see vabad valijad, rohelised tugevamad parteid ning domineerivad kohalikus poliitikus. Näete, Saksamaal veel on üleval need vastasjõud, mida vaja on. Aga nagu siin eespool oli see Norra poolt ja mis siin oli jutud, et saab ka plaan B-ga hakkama, küll nendele ka see plaan B käivitub seal, siin ei ole mitte midagi teha. Ja saime need 2 küsimust ilusti läbi ja näete ise, mis asjad siin toimuvad. Kas peame ikka neid metsi siin hooga maha võtma? Muidugi kirjutavad küll, et on võimalik ka väikseid kuuski ja neid uuesti istutada. Nagu omal ajal sai koolis käia, siis meil oli ka enne kevadist kooli lõppu tuli ka praktikas selline käia, kus kuuse oli selline park oli sees, lõi maa sisse, panime kuuseistikut kasvama ja tuli kohinaga seal Ida-Virumaal neid metsi juurde, mida lõigata. Ja võt siit ongi nüüd ära ja mõelgi, et kas me peame olema kiirustama, võtame aega ära. Me oleme kiirustanud küll ju, mäletate 2 kraani kausiga, et liha ja kalale peab olema eraldi. Siis saime suhkrutrahvi, nagu oleksime ennast suhkrust segamini söönud. Ei ole siin olnud, meil on see viinatööstus on lihtsam, me ei ole sellest suhkrust ei viina keetnud ega mitte midagi. No mõelgi ise. Kas tasub ikka rabeleda või natukene tõmmaks ära, sest meil on ikka siin teravust ja jama on oodata talvel igatahes. Seda ma arvan küll, see 50 Hz ei ole naljakas hoidis. Nii need 2 küsimust minu poolt. Kõik. Aitäh. Selles osas, jah, ma täiesti nõustun sinus, et küll tehakse rohepöörde märgi all, et päästetakse nii öelda loodust.
aga tegelikult hävitatakse. Ja nüüd eile tuli uudis välja, mis on nagu täiesti, ma lihtsalt kuulasin ja see oli lihtsalt nagu müstika, mis toimub ja meil peavool ja kõik vaikivad ja samamoodi ärilises mõttes ehk siis raha saamise eesmärgil hävitatakse meie loodusvarasi ja meie oma loodust. Loeksid siis ette selle uudise. See uudis tuli siis eile välja. Mina panin selle eesti.com-i, sest ma nägin seda Facebookis. Tegin siis suure pealkirja hädaoht, Tiiu Ritari. Vene-Iisraeli ärimees hakkab Väimelas tootma mineraalvett 25 korda suuremas koguses kui Värska Originaal AS. Selles suhtes, et see on siis keset Väimela alevikku, koolist kas minu meelest 50 või 100 meetrit, minu meelest Tiiu seda, küsisime üle, Tiiu rääkis sellest, et see on sisuliselt keset alevikku. Ja mis on selle teema, et see läheb 580 meetri sügavusele kaevatakse ja mis teeb selle teema veel eriti ohtlikuks, on see, et sealt on põhjaveekihid, see puuritakse läbi erinevate põhjaveekihtide, aga seal nende kihtide vahel on veel vesiniksulfiit, et see on väga mürgine gaas, see on seal vahel ja mismoodi Tiiu siis, ta rääkis, et kuidas tema selle avastas, ta tunneb, et õues on mädamunalõhn ja ta ei saanud aru, et kus kohas see mädamunalõhn tuleb ja siis nägi, et tal kodu lähedal nii-öelda käis puurimine ja siis ta lõi Vikipeediad asjad lahti, et kus see on mädamunalõhn ja tuligi välja, et see on vesiniksulfiid, et mis on väga ülimürgine ja see tuleb sealt samusest puuraugust. Ja seda tehakse kõik raha nimel ja selle nõusoleku on andnud Võru vallavalitsus, on selle nõusoleku andnud. Aga siinkohal lähme siis küsimustega edasi. Miks varises Hispaania elektrivõrk kokku? Kuidas ikka päike Hispaania elektrivõrgu kukutas? Kronoloogia. Palun, Andres. Nii, jätkame. Seda küsimust, seda on paljud on küsinud. Meile ühtepidi räägitakse teistpidi, aga vaatame ka kolmandat pidi, võtame kronoloogia kohe ette. Et meil ei ole ka nii täpselt räägitud küll, nad uurivad ja vaadake, uurimisel on selline huvitav küsimus, sest mõnda aega uuritakse ja inimesed unustavad ära selle ajaloolised tsükli, sest inimesel on, ütleme, naljaga öeldakse augimälu, ta kukub jälle sama konksu otsa, kui tal mõistust, tarkust ei ole, et ta siis jälle ehmatab, jälle tõmmati mulle kott pähe ja nii edasi. Ja vaatame ära, sellepärast, et selle valmistasin ette, see 2 küsimust on, aga tuleb slaide on päris pikalt, nii et ärme siis pikalt pane, visuaalselt on näha, mis siis toimus. Ja hakkame siis minema. Panin pikemalt ära ja hakkasin rääkima, segama vahele natukene, võtame lahti. Pärast Iberia poolsaarel toimunud laialdast elektrikatkestust ei leia niinimetatud taastuvenergia liigse ja juhusliku laiendamise pooldajad selgitust. Näed, nemad ei leia. Ekspertide jaoks oli aga tegemist ettekuulutatud elektrikatkestusega. Nii, siin on veel üks asi tuleb, mis on kogu aeg uuene. Nad on aastaid hoiatanud, et puuduliku energia ülemineku ohtude eest võrgu stabiilsusele. See on 50 hertsi. Meie külalisautor, kvalifitseeritud fotogalvaani tehnik, kellel on pikaajaline kogemus fotogalvaanika süsteemide paigaldamise ja võrku integreerimise alal, selgitab eilse megakatkestuse tausta ja teeb sellest õppetunde Saksamaa ja Austria jaoks.
Selle mehe nimi on Lothar Rentsilds. Näete, on 29. aprillil, ta jagas kohe ära, ma lugesin selle ka ära, siis natukene uuendused tulevad, ta on kõik need kiiresti paika pannud. Ja 28. aprillil 25 aasta hommikul kustusid ootamatult tuled kogu Hispaanias ja Portugalis. Ühest hetkest teise varises kokku elektrivarustus kogu Pürenee poolsaarel. Miljonid inimesed olid elektrita, rongid seisid, valgusfoorid ei töötanud, tehased lakkasid töötamast. Sellise ulatusliku täieliku elektrikatkestus Lääne-Euroopas vaevalt võimalikuks peeti. See, mis esmapilgul võis tunduda ootamatu tehnilise rikke või häkkeri rünnakune, osutub lähemal vaatlusel mitme teguri väga keeruliseks koostööks. Põhitegur on muidugi see nüüd. Taastuvenergia üha kesksem roll elektrienergia tootmist. See juhtum toob esile halvasti reguleeritud energia ülemineku riski. No võt, peamised faktid, näete, kuupäev oli, nagu ütlesime, kus näete mandriosa täielik elektrikatkestus Hispaania-Portugal. Pealmine põhjus, elektrivõrgu katkemine Prantsusmaa rikke tõttu, seal mängib, millele järgis sageduse tõus ja Portugal süsteemide massiline seiskumine. Ja näete, tipptootmine oli sellel ajal see 27 gigavatti, millest 15 gigavatti oli päikeseenergiat, 3–4 gigavatti tuuleenergiat. Näete, kui palju läks nagu üle. Ja kriitiline sündmus, näete, läks sageduse ületamine rohkem kui 51,5 hertsi, viib päikesepaneelide automaatse väljalülitamise. Tulemus umbes 10 gigavatti päikeseenergia kadu sekunditega, sageduse langus ja ulatuslik elektrikatkestus. Põmm. Ja esimene taasühendamine, näete, tuli pärast 1,5 päeval. Taastamine sai päris 99%, 23:30. Näete, sai õhtuks kätte. Nii. Ja nüüd tehniline analüüs ja vaatame siin analüüsi ära ja see on teine pool ka selline mõtlemist, kes viitsib mõelda siin, kes oskab ja kes tahab, see on nüüd oma teha. Mida räägib ka see mees, mis täpselt juhtus. Need hommikul töötas ära, seal oli 27 gigavatti elektrit, enne oli ka 60% tuli päikesepatareidest ja veel 12 tuuleenergiast. Ülejäänud jautati hüdroenergia, tuumaenergia gaasi vahel. Seetõttu töötasid tavapärased elektrijaamad vaid nõrgal võimsusel. Sel ajal eksportis Hispaania elektrit Prantsusmaale. Andis Prantsusmaale 250–1700 megavatti. See vahemik on päris selline huvitav, seal oligi see mängukoht. Ka mis pärast tuleb seal Bloomberg ja seal teise järgmise lehekülje peal hilisem lugu. Et seal oli üks mängupoiss ka juures. Eksporditav energia edastati Püreneedes erinevate kõrgepingeühenduste kaudu. Sealhulgas Girona ja Perpignani vahelise kõrgepinge alalisvooluühenduste kaudu. Umbes 12:33 valitses tohutu segadus, mis täpselt juhtus, pole veel lõplikult selgitatud. Nüüd on nagu selgitatud, et seal mees ka üks mängis. Nii nagu Tšernobõli tuumajaamas mängiti mänge, mis tõi selle plahvatuse välja. Võimalik, et lahtiühendamise käivitas tehniline defekt, kaitsemehhanism, mis lülitus automaatselt välja liiga suure koormuse korral või ebastabiilne vooluhulk. Selge on see, et Hispaania lõigati sekunditega ülejäänud Mandri-Euroopa elektrivõrgust ära. Isoleeritud Iberia võrgul oli nüüd liigselt palju võimsust. Sagedus suurenes, näete, võimsust on palju ja sagedus suureneb. Mõne sekundi jooksul ületas see kriitilise läve 51,5 hertz. Paljude päikesepaneelide süsteemid lülitusid automaatselt välja. Vähem kui 5 sekundiga kadus umbes 10 gigavatti päikeseenergiat. Järgnesid ka tuumaelektrijaamad 3,3 gigavatti ja tõenäoliselt ka osa tuuleenergiast. Järsk võimsuse langus paiskas süsteemi tugevasse alasagedusse. Nüüd läks ka teisel poole nendes. 10 sekundi jooksul langes sagedusväärtusele, mis oli tunduvalt alla 49 hertz. Koormuse vähendamise süsteemid
üritasid sellele vastu astuda edutult. 12, 33, 40 kadus elekter kogu poolsaare. Nii, näete, siin on nüüd ta ühidalt jälle kokku pandud kronoloogia 51 hertsi kellaajad. Et võrgurikke 12.33 Prantsusmaaga katkes. Vot siin mäng. Hispaania, Portugal isoleerivad end Euroopa elektrivõrgust. Sagedus Iberia võrgus suureneb kiiresti, päikesepaneelide süsteemi massiline seiskamine. Sagedus langeb järskult, algab alemsagedus, ahelreaktsioon, edasid elektrijaamade sulgemine, ulatuslik koormuste vähenemine, kukub ära, näete, ega tuumajaamasid tuumareaktsiooni ei ole, aga näete, siin tekib ka ise juba elektronidega ära. Ja kuna meil see endine peainsener või peaminister ütles, on molekulid, võib-olla siin oli molekulidega ka segamini või ma ei oska teile öelda. Ja need elektrivõrk hoivises kokku. Täielik elektrikatkestus, 12.33, taas ühendus tunni aja pärast said mõne väiksega. Prantsusmaaga saadi ära, siis sealt hakkas tulema sagedust õieti, siis saab järgi hakata tagasi lülitama. Nii, ja nüüd on teine pool, mis on värskem, näete uudis siin. Telegraafi poole pealt. Brüsseli allikad on Telegraaf öelnud, et võimud viisid enne süsteemi krahhi läbi katse. Need on rohepöörajad mängudega tulevad välja. Punapöörajad tegid Tšernobõlis. Läbi katse uurides, kui kaugele nad suudavad viia sõltuvuse taastuvenergiast Hispaania kiirkorras toimuvate tuumareaktorite järk-järgulise sulgemise ettevalmistamisele. Need taheti teha, et 2027 võtavad üldse ennast sealt tuumareaktorite tagant ära ja on 100% ja proovisid mänguga teha. Ja valitsus neil olevat tempod hoolimatult kiirendanud. Enne kui tegi vajalikud investeeringud keerukasse 21. sajandi nutivõrku, mis sellega hakkama saab. Näete, seal hakati tegema seda, et kiiresti välja, sagedus kiires, sagedus kukkus alla. Ja näete, seesamane Telegraaf tõmbab ka kohe paralleeli samuti, mis on teada. Muidu põhinarratiiv ütleb, et niisama hooletuse ja sellega teeb, aga kui vaadata teist poolt, vandenõu teoreetikud või praktikud, nemad teavad seda ja ma ka kunagi uurisin seda, mis seal toimus. Seal oli niimoodi Tšernobõlis, need meenub 86 aastat Tšernobõli katastroof, mis algas katsetusega, et simuleerida jahutusreaktori toimimist elektrikatkestuse korral. Ja operaatorid ignoreerisid hoiatusi, et 4. reaktori võimsus on liiga väike. Ja see vallandas kaskaadse rikke. No siin on see rikke on sedapidi, aga nagu sellest tollast ajast oli see Tšernobõli vahetusülem võttis ikka viina, see oli enne maipühasid ja hakkas mängima lihtsalt ja seal juhtus niimoodi, et jahutamise või need grafiitvardad ühed osa murdusid ja enam ei saanud reaktsiooni kinni tõmmata, et vardad, kui lased põhja sinna pakkide vahele, siis ta sulgeb, katkestab ahelreaktsiooni. Seal läks ta ära ja reaktor hakkas tööle ja kogu tabletid, need uraani pommitamine läks kiiremaks, teda reguleerida enam ei saanud ja tõigi Tšernobõli katusse minema pealt ja oligi kogu lugu. Ja näete siin nüüd Brüsseli allikad ka, nagu uurisid seda, et ikka see süsteemi katsetamine toimus, et teha ennem ära, näete 2027, proovida kiiresti midagi mängida, et neil saab veel ette kanda, et 100% panna, seal oli ju 60 ja 12, 72%, 12 oli ju tuule omad ja 60 oli seal ju päikesepatareide oma. Ja nende plaan oli ju viia ruttu 100% peale, kõik see juhuelekter nõnda nimetatud, mida nüüd hakatakse õieti taastama, ennem oli ta ikka roheenergia, nüüd on see kaub ära, see juhuelekter ja
läheb õieti, kui juba lause ehitused ja sõnad hakkavad õigeks minema, siis asi hakkab ka, tõde hakkab välja tulema. Nii et siin on nüüd selline pool näha ja vaatame siis siin veel ka pilti lõpupoole. Meil on nüüd, kuidas see välja 9 ja veel järgmine on siis pilt ka veel kiiremas korras või niimoodi. Näete, mis nüüd oli, et ka fotogalvaanika ehk need päikesepatareid ja tohutu laienemine, kriitika ilma võrgu infrastruktuurid. Ütleb, et võrk peab olema kõrge, nagu siin ka Saaremaal neid päikesepatareisid väiksema elektrivõrguta kui 330 kilovolti ei õnnestu neid panna, sest pinged lähevad nii kõrgele ja nii edasi. Seda tahab uurida, aga ma arvan, et see aeg saab varsti otsa, et läheme ikka normaalsete kõrgepinge liinide peale. Meil ei ole vaja siin hiinlast mängida, hiinlastel on 1 miljoniline liin ka püsti, 1 miljon kilovolti. Nii. Elektrikatkestus Hispaanias ja Portugalis toob esile struktuurilise probleemi, mis ei mõjuta ainult Pürenee poolsaart. Taastuvenergia, eriti fotogalvaanika laiendamist edendatakse massiliselt kogu Euroopas. No meil on ta ka moes. Kuid samal ajal, kui päikesesüsteemide arv kasvab kiiresti, jääb võrgu infrastruktuuri laienemine sellest kaugele maha. Näete, liini ehitusega ei jõuta järgi. Ja mõelge ise, kui need fotogalvaanikad, kui ka need tuulegeneraatorid, nendel on vaja ühendusliine, jaotusliine. Taastuvenergia vajab paindlikke võrke, need tugevaid liine ja kaegsaid juhtimistehnoloogia. Ilma selle aluseta muutub see, mis tegelikult jätkusuutlik energiatootmisviis, võrgu katkestuse korral ohuks süsteemi turvalisus. Juhtum näitab selgelt, et kontrollimatust allikatest pärit kõrge toitevõimsus ilma võrgu piisava stabiliseerimata võib kaasa tuua tõsiseid tagajärgi. Ja vot siin ta ütlebki ära, kui me tahame siin tööstust või üldse elada ja töötada ja peresid luua, siis me peame siin tööstuse võtma sisse ikkagi, mis on. Me ei saa siin ainult Bolti ja selle muu asjade transpordiga elada. Kui võtame tööstuse sisse, siis peab olema see energia, peab olema stabiilne. Näete, siin ütleb. Ei aita sellest võrgust üksinda. On vaja need jaamad ka, et oleks tööl. Ja kui on jaamad tööl, need jalajäljed nõnda nimetatakse, mis korstnast välja lendavad, neid nimetatakse roheliseks jalajälgedeks, millest ma aru ei saa jälle. Kui korstnast lendab tost, on roheline suitsupilv, aga ta ei ole, kui vaatad, ta on ju nii puhtaks tehtud, et auru tuleb ainult elektrijaamade korstnast, filtrid on vahel juba ammust aega. Nii, ja näete, mis on õppetunnid, nüüd pakub välja Saksamaal Austriale. Samane, mis siin eespool valime, see samane Hispaania lugu. Probleem on eriti terav Saksamaal ja Austrias. Föderaalse võrguagentuuri andmetel paigaldati ainuüksi Saksamaal 24. aastal üle 14 gigavatti uut päikeseenergia tootmisvõimsust. See on rekordarv. Austria teatab ka fotogalvaanika näitajate tugevast kasvust. Ühendusliinide ja akupankade vajalik laiendamine on aga maha jäänud. Liine põle. Kõik on seisavad nurgas seal ja metsad maha ja kõik on korras, aga näete, mis toimub, ei jõua. Föderaalse võrguagentuuri 23. aasta seire aruande kohaselt seisneb piirkondlikult juba niinimetatud võrgu kitsaskoht. Austria e-kontroll juhib tähelepanu sellele, et paljud piirkondlikud jaotusvõrgud ei ole uute nõuetele täitmiseks projekteeritud. Need ilma projektideta paneme asjad paika, küll läheb, küll valitsusvõim ütleb. No seal on ka need rohepöörajad sees ja ei ole nüüd hiljuti ka kuulnud, kas on siis meie see naabritesse Greta Thunberg ära unustatud juba või. No sellised, kui tulevad, ütlevad ikka, siis läheb. Näed, siin nad tunnistavad juba suuremad
e-kontrollid, Austria omad isegi, nemad jäävad ka ette juba, see on nüüd ütleme tehnokraadid, kes natukene jagavad või julgevad öelda midagi nendele ära. See tähendab, et kuigi fotogalvaanika laiendamist poliitiliselt edendatakse, puuduvad vajalikud investeeringud tehnilisele poolele. Liigset päikeseenergiat ei ole alati võimalik salvestada, näed. Ja stressi rohketes olukordades võib ka siin Saksamaal võrgu stabiilsus ohus olla. Saksamaa ja Austria peavad sellest õppima. Taastuvas energia saab olla energiasüsteemi kindel osa ainult siis, kui võrke, salvestusrajatis ja juhtimismehhanisme laiendatakse samaaegselt ja ennetatavalt. Näete, et neid ehitada öeldakse siin ka otsa ära nende poolt, et on vaja 3 asja siin lahendada, juhtimine, salvestus, võrgu. Aga kui paneme ühe juhitava elektrijaama püsti, tal ei ole neid asju vaja, need lähevad vana võrgu otsa, tal tuleb nii palju kui vaja on, sagedus on hoitud, teda ei ole vaja siin väga palju juhtida. Tuleb dispetserile käskne, et see tööstus tuleb järgi oma megavatti, gigavattidega, selle peale, et ta lülitab plaks sisse, lõppab käima, korraks põnge käib, et 50 hertsi natukene muutus ja kukub tagasi, keerab ära, aga siin näete, kui ikka kukub seda päikest, tuleb nii, et kohinaga pilve tagant lendas välja ja läheb pilve taha, kogu aeg reguleerib. Nii, siis läheme järgmise pildikese juurde. Ja näete, see sageduse pilt siin on, näitab ära, mis siis toimus sagedusega. Ma ei hakka seda lahti lugema, näed, see on nende koduleheküljelt, mis kaasas oli. Näete, see roheline on ülespoole 50 ja 49,8. Siin vahel võib ta kõikuda. Näete. 50 hertsi 49, aga näete, korraks viskas siia, siis sõitis ka mõned otsad, kukkusid ära, ta hakkas juba vibrastama ja siis läks põmm, kukkus alla. Siis sai veel ühe korra tagasi, mõned sekundid, näete, siin on kellaajad 15:40, siis viskas veel üles korraks ja siis läks liin maha kõik, mis seal oli, 2 või 13. Ja sellega siis saamegi siis selle lõppu ära, et pakuks välja teile mõtliskluseks. Meil oli siin selline korralik energeetik, emeriitprofessor Mati Valgma. Tema kirjutas ka ilusti 2008. näiteks loengu konspekt, soovitan sirvida, vaadata, näete, kuigi ütlete, et see on juba vana aeg, aga ma ütlesin juba kogu aeg, et aeg on konstantne. Ja selle konspekti nimi on elektrisüsteemid. Ja see oli ka 1 aasta enne ja mõelge, kui lihtne ja rahulik oleks uuesti tagasi lülitada ennast sinna 50 hertsi prellisüsteemi ja hakata siin raha ja muud toitma, sest võime rääkida küll, et need elektroodid on nüüd jälle ei ole enam punased, vaid on rohelised või okupatsiooni elektroodid või kuidas see oli. Võite vaadata see saade üle 8. veebruaril, seal ju härra juht, Eleringi juht ütleb, et nüüd oleme okupatsioonist ära pannud, siis võtled kohe, et kumb see nüüd oli, punased või rohelised elektronid, no. Et hakkaks normaalselt mõtisklema selle lassi peale. Ja ma ütlen seda, et kui see asi läheb päris kriitiliseks seal Saksamaale, siis ärkavad ka need Saksa projekti või vanad projektijuhid, kes 2009. asja ajasid, et Ensto EE, mis ikka on ainult nime poolest ühine elektrivõrk. Elektrivõrk Euroopas on ikka 5-osaline. Seda ei saa kuidagi moodi üheks teha, see on kõva töö, nii on vaja ka need Vene ja Kasahhi
ja Valgevene ja need insenerid, Jaapani, Hitachi ja kõik need kokku ühendada, mõistused ja siis saab ühendada teha, aga ta nimi võeti ära, Ensto-E ja et sinna kuuluvad need ära. No et selle poole peast on, et ikkagi mõistus tule koju, nagu kunagi itimehed ütlesid, my home või my time go home või noh, my mind go home, noh, tuleb mõistus koju, nii et katsuks selle mõistus ikka kuidagimoodi kusagilt koju kutsuda. No minu poolt kõik. Aitäh sulle, Andres. Mina esimest korda kuulsin, minu jaoks oli täielik üllatus, kui Harri Raudvere just seda samat teemat puudutas, millest tänane saade juttu oli, et nii tuulegeneraatorid kui päikesepaneelid vajavad ka elektrit toimimiseks. Ja kui elektrit nad ei toimi, siis nad lihtsalt lülitavad välja. No, minu jaoks oli see mis asja, et nad ju võtavad tuul liigutab ja päike paistab ja toodavad ise, et milleks neil on vaja siis nii-öelda lisaenergiat, aga nii on. Ja väga oluline on sageduse hoidmine, sellepärast, et kui sagedus ei ole õige, siis alajaamad lükkavad üksteise järgi ennast välja ja tekibki ahelreaktsioon ja seda nimetatakse siis nii-öelda blackoutiks. Et jah, ja kui nüüd pannagi 100% siis taastuvenergia peale, ehk siis tuule ja päikese peale, siis see ka ju ei toimi, sellepärast et nad ei suuda, ütleme, päike ja tuul ei suuda sagedust hoida, sest vahepeal teda on, vahepeal teda ei ole ja siis on jälle jama. Et seda oli nüüd siis näha ju selles samuses, kus siin viimati oli Hispaaniaga. Ei, no see ongi selles suhtes väga õige, sest vaadake, inimesel on ka vererõhk on, südamelöökide arv on 60 korda lööb. Ameerikas ongi 60 hertsi on, aga siis on pinge madalam. Aga meil on 50 hertsi, siis pinge ongi see kõrgem, 400 volti ja 280, aga kui on 60 hertsi, see ongi, kui see generaator käib minutkis 60 sekundit on, käib neid pöörete arv, siis arvestage 3000 pööret ja sellega ta annab välja. Ja vot, kui me seda vererõhku ei suuda hoida ja rütmihäire on, ta on laiali kukkunud, on A-rütmias või mingisugune fa-rütmia, siis on asi läbi, inimesel ei ole jõudu, ta ei taha süüa, ta ei taha midagi ja lõpuks vananeb kiiresti ära, nii et veresooned, mis sees on, ei anna toitainet õieti jalgadesse, gangreenid, kõik lülituvad pikkamööda välja ja meil on siin praegu sama näide on, kui me lülitasime ennast siit naabri kõrvalt lahti ja nüüd ootame Saksamaal, kes on Austria, need on omadega probleemides, või Prantsusmaa nüüd proovib ehitada veel teha, aga tema nüüd igale poole ei jõua Hispaaniasse oma tuumajaamadega tulla. Ungaril ehitab ka paks sinna kolmandat, tema on arvestanud välja, et sellest peab jätkuma tema tööstuse jauks ja elanike jauks ja olme järgi sealt ei ole ka saada, saame mõne kopika, nagu ütleme, mõne kilovati sealt üle, nii et igal ühel on tehtud, oma riikides on tehtud see energia tarbimine ära. Aga mina ei ole siin näinud praegu, et palju see eestlasel, palju seda Eestil üldse elektri vaja oleks, mitu gigavatti, ütelge mulle see ära, hakkame arvutama koos. Mitu tööstus me toome siia, me kõigile asjad oleme absoluutselt vastu, aga kui me tööstust ei taha, midagi ei taha, koha peal puidust, mööblit, mitte midagi ei taha teha, anname kõik graanulitena, kõik see läheb laevadega minema, see, mis maha saame, teeme lageraide siin, oleme kõik ära ja istume oma päikesepatareide otsas ja siis on, kui päikesepatarei see pannakse käima, või see on, siis vahepeal võib-olla tuleb, aga meil seinast tuleb ju vahelduv vool. Ma saan aru, kui päikesepatarei igal ühel õue peal on. See on väga hea asi, kui endal on. Võrku ei lülita, paneme suvel või talvel ära, kellel on näiteks, toome väikse näite, kellel on suvile, talvel ei ehita, aga ta saab panna boileri järgi ja see päikesepatarei hoiab niisku seest, et see maja lõhki ei külmuks ja nii edasi. Et seal käia ja suvel on kõik need boilerid ja veepaagid ja kui on väike
kanala või väikesed loomad ka sees, siis see toidab ära ennast. Aga võrku ja müüa teda kellelegi, see on nüüd on ta ka, ega keegi ei lasegi võrku lülitada, kõik on nüüd ära. Aga noh, Harri nagu tegi väga õige algusaeg, need üksikud on täitsa olulised. Ja kunagi, kui käisin koolis, siis oli selline raudne leegel, et seda tuuleparke või päikesepatareisid, need olid kõik olemas. Aga siis öeldi, oli küsimus ära, kui suures hulgas teda võrgus võib olla. Vastus oli lihtsalt 10%. Ja ülejäänud olid teistpidi, et 90%, 80% on kõik need juhitavad hüdroelektrijaamad väiksed ära ja Eestis on need väikseid hüdrojaamasid küll, on seal Keila-Joal on ja siis on Tõrvas on isegi üks ja siis on seal Laulasmaal on üks ja nüüd selliseid väikseid on, et oma väikse küla toidavad ära ju, seal ei ole mitte midagi. Ja võt päikesepatareidega sama võid olla ja paneb selle üles ja seal loomalaut on kõrval ja tegutseb. Korjab sinna kuuma vett ainult, aga pumbad ja elektrid, need võtab ikka seina seest. No, minul on kõik alati küsimusi, ootame hoolega ja on hea arutada, väga tore. Just täpselt, Andres, et täiesti nõustun ja et roheenergia olekski siis nii-öelda toetav energia, mitte põhienergia. Et siinkohal siis võtamegi saate kenasti kokku, et kõike head ja nägemist. Meil on Eestile plaan B.